Tere meeldivat pärastlõunat. Minu nimi on Kristjan Kukk ja ma vastutan Telia suurkliendi äri eest. Ja mul on suur rõõm teid tervitada nii siin saalis kui siis üle videoülekande meie niisugusel kogemuslugude seeria üritusel, kus mul on täna suur rõõm vasakul käel tervitada Andres Aruheina Emajõe Veebergist. Ja siis tema kõrval omakorda vasakul käel on Tarmo, kes siis on meie kliendilahenduste arhitekt. Ehk et tavaliselt, et siis kui juba keegi on jõudnud selle mõtteni, et äkki võiks koos midagi teha, siis tema peab selle supi ära sööma ja sellest asjast nagu midagi vormima, mida teistel on tarbida. Vormi kohta ütleks ka siis nii palju, et ma hea meelega ootame küsimusi nii äpi kaudu, aga veel parema hea meelega, kuna ma näen siin tervet hulka teisi toredaid kliente, kes ka meiega koostööd teevad ja kellel juhul, kui peaks tekkima reflektsioone või tähelepanekuid, on väga oodatud küsima ja sekkuma. Tõstke palun käsi, ma katsun märgata ja hoiame selle võimalikult niisuguses vestlusringi vormis, kui vähegi võimalik. Tervitus kõigile, kes on kohale jõudnud lõpuks. Aga hakkaks otsast minema, et võib-olla sa, Andres, korra avad sedapidi, et mis loom see Emajõe veevärk on, et siis on kõigil nagu selgus, et mida siis, mis vett sa pakud? Okei, ma kõigepealt võib-olla vabandan ette, et võib-olla mõnes mu lauses on erialaseid termineid, võib-olla mõnele ei meeldi, aga peab ära kannatama, et üldjuhul kõik saab kokku võtta mul ühe lahkunud kolleegiga ukrainlasega, kes ütles siukesed sõnad ühe lause. Siit palju, palk vähe. Et kogu ettevõtte olemus ongi selline, et inimesi on, kes siis teevad midagi ja siis on väga vähe inimesi, kes sellega peavad veel midagi tegema. Ettevõtte oma olemuselt on tegelikult niisugune väike ettevõte, 33 töötajat, teenindamas 109 asulat. Territoorium on 100 × 200 kilomeetrit. Nendes asulates kokku on suurusjärk 350 nutikamat ja vähem nutikamat seadet, ehk et kus siis on automaatika peale pandud. Vanasti oli toredam, oli niimaatika. Et kui mehe läksid varvad märjaks, siis tõmmasti rubilnikut. Nüüd juba teeb masin seda. Aga põhimõtteliselt oma olemuselt ongi see, et üldine veeettevõtte printsiip on see, et 1000 veetarbija kohta, inimese kohta on üks töötaja. Ehk see on selline üldine printsiip, mis üldjuhul määrab üldiselt rusikareeglid, kui palju sul on inimesi, kellega sa siis pead teenindama mingit kogust. Ja kuna meie ettevõtte puhul on töötajaid vähe, piirkonda on palju, siis sõita peaks olema väga palju, et kõiki neid asju hoolda, siis oma ettevõtte alguspäevist me oleme lähtunud põhimõttest, et peaks laskma endal olla nii laisk kui võimalik, ehk sõita vähe, liikutada nii vähe ja proovida lasta masinatel kõik asjad ära teha. Tõsi on see, et kui me räägime ka sellest rahast, siis olles loomuliku monopoli esindaja, siis meie teenuse hinda reguleerib Konkurentsiamet, kes väga kiivalt jälgib, et ka personali hulk väga hulluks ei läheks ja palgad ka see juures. Mis iseenesest ongi meid viinud olukorrani, et ega me ettevõttes endale siukesi väga helgeid, kusjuures ma sain aru, et enam ei ole IT-patsiga poisid, nüüd on need kiilakad ja habemega. Et endale siukesi mehi palgata. Ja kui endal teadmised puuduvad, siis me oleme proovinud leida endale partnereid, kes võiks seda IT-valdkonnas natuke rohkem teada. Eelduslikult. Me vähemalt loodame nii. Okei. Väga hea sissejuhatus, et võib-olla kõrvale Tarmo paar sõna ka, et mida sa päriselt iga päev teed Telias? Tegelen siis kliendi IT-lahenduste välja mõtlemisega, töötamisega, et kui tuleb
kliendi käest mingisugune sisend või müügimehe käest, siis mina vormin selle tehniliseks lahenduseks. Okei. Aga nüüd tulles siis veel kord veevärgi juurde, et sa ütlesid, et teil on nagu krooniline inimeste põud, eks ju, aga kõik asjad peavad juhtuma saanud. Et mulle meenub hetk, kui me paar sõna omavahel vahetasime, sa ütlesid, et su ajalugu teenusepakkujatega on olnud erinev ja pigem sa sisenesid kogu sellesse meievahelisse suhtesse kerge skepsisega või ütleme, et kerge vist on pehme sõna. Et võib-olla sa pisut räägid sellest, et mis su kogemus siis olnud on, et kui omal inimesi ei jõua võtta, et kuidas siis partneritega läinud on? Kella 5 läheb. No, läheb kaua. Et jah, nagu ma alguses või esimeses lausekatkes ütlesin, et oleme kogu aeg proovinud leida endale partnerid, kes meid aitaks IT-valdkonnas, kuna ma ennast ei pea eriti tugevaks IT-spetsialistiks, siis jah, ettevõtet luues oli meil, rahvast oli vähe, aga mõte oli see, et dokumendid peaksid kuskil olema ühes kohas. Raha ka ei olnud ja siis oli selline tore ettevõte, nagu oli Microlink, kelle ma ütlesin, et mul on 10 000 krooni, ma tahaks midagi saada ja siis vaadati mulle otsa, et 1 miljon. No ei läinud miljoni peale, me leidsime ühe mehe metsast, kes siis tegi meile ühe kastinurka ja see asi toimis. No siis aeg läheb edasi, soovid kasvavad, teadmised kasvavad, no siis tuli mees ja koer firma ja siis tuli mees ja naine firma ja siis tuli 2 firmat, mees ja naine. Aga kuidagi ütleme nii, et iga kord oli nagu see, et kui ma enne mõtlesin, et me kõik proovime olla nii laisad kui võimalik, siis me sageli jõudsime tõdemusele, et meie ettevõtte veemajandus üldiselt on selline ääretult konservatiivne ja aeglaselt muutuv. Ja me oleme Tartust ka, me olemegi slow, eks ju. Et meie aeglase ettevõtte arengu kõige suuremaks takistajaks on IT-seltskond, kes on aga ääretult mugav ja kes kõik on käinud koolitusel, ma olen ise ka selle koolitusel käinud, kus õpetatakse müüma seda, mida on, mitte seda, mida klient soovib. Ja tundub, et enamus, ma loodan, et me tegelele liiga, aga üldjuhul kogu IT-seltskond püüab müüa seda, mida on, aga mitte seda, mida nagu soovitakse saada. Ja siin ka ühel eelmisel Telia sündmusel, ma ei mäleta, kellele ma ikka siin vahele, kus öeldi välja, et liigume sinna suunas, et meil on kõik standardsed lahendused, aga me pakume teile individuaalseid lahendusi ja siis kuidagi vastuoluline asi. Et üldjuhul ei saa standardne individuaalne niimoodi samaaegselt olla, aga tõenäoliselt eks tulebki leida tasakaal. Ütleme nii, et meie soovid kasvasid, mul oli kindel veendumus, asjad peavad olema varundatud, et kuna ma tõenäoliselt 27 aastat tagasi, 26 aastat tagasi, kui ma ülikooli lõpetasin, siis tees lõputööd, siis 2 päeva enne lõputöö esitamist arvuti jooksis kokku ja ma 2 päevaga kirjutasin siis peast lõputöö. Ja pärast seda mul varundamise teema olnud väga hingelähedane. Kui ma olen igasuguse IT-hooldust pakkuva ettevõtte võtnud ja kui ma olen öelnud, et ma tahan, et oleks varundus, topeltvarundus, siis ma tahan, et oleks kuskil pilve, siis ma tahan, et ühes kastis mul padi all ka kodus oleks igaks juhuks olemas. Siis alati valdav enamus, mitte valdav enamus, vaid kõik välja arvatud 1, viimane nüüd, on öelnud, et see on ilge õuerkill. No ma olen seda jonni ajanud, et on siis on, et mina ju maksan. No eks ma olen saanud siin igasuguseid muid asju ka, et üldjuhul isegi kõige naljakam on see, et pakutakse odavaid asju, öeldakse, et sul ei ole nii head vajamus, aga mul need kogemused, kus tuleb teha mingile kastile nurgas 3 korda päevas restarti, selle asemel, et osta mingi kallim seade. Me räägime summadest, las olla 100 eurot, et see on sulle paras, 400-st me ei osta, sest see on õuerkill. See on üpris tavapärane suhe, mida ma olen erinevate IT-juhtidega näinud, kes lähtuvad põhimõtteliselt, ja IT-juht hoiab sul 3/3 ettevõtte IT-kuludes kokku. Ma ütleks niimoodi, et see närvikulu, kui sul personal kiunub terve päev, et sul mingid asjad vajavad restarti, pidevalt jooksevad kokku, on oluliselt kallim aeg.
et pigem ostame natuke kallimad ja kvaliteetsemad asjad ja testime läbi, et päris suur vaidlus on mul enamuste IT-firmadega, et tahangi overkilli, tahangi kallimat asja, tahan, et see 2 aastat ka töötaks, mitte jälle 3 kuu pärast tööta minu juurde, et kuule, see nüüd on kuidagi aeglaseks läinud. Ja lõputud vaidlused, ütleme nii, et väikeste ettevõtetega, et kes on süüdi, noh, meil on hästi palju spetstarkvara. Küsid, mis on teie eeldused, mis seal kasti sees peab olema, mis junnid seal sees peab olema, niimoodi, et see asi töötaks, öeldakse ette ja siis hakkab mäng, kes on süüdi. Kas see tarkvara arendaja või selle kasti kokkupanija? Ma tõesti, ma ei oska vahet teha, mõlemad räägid jumala asjalikku juttu. Ja kes on siis süüdi, ma ei tea. No siis me oleme otsinud suuremaid partnereid, loobusime nendest väikestest, et noh, võtame siis natuke suurema kogemusega. Üldjuhul kehtib sellega see, et võtad suurema, siis tasu läheb 2 korda suuremaks. Noh, üldjuhul 2 korda suuremaks, aga see kompenseeritakse ilusti sellega, et tegevus läheb 3 korda aeglasemaks. Et see on niisugune üpris tavapärane kogemus. Ja noh, ütleme ühel järgmisel korral, kui meil siin oli niisugune situatsioon, kus siis läbi IT-juhi arvuti krüptiti meie serverid ära, kuna ta oli oskuslikult endale pannud salasõnaks parool 123, mille Rumeeniast üks tarkmees üles leidis. Ja siis kogu ettevõtte päästis see kast, mis oli minu padi all. Siis noh, näiteks ühest firmast me ka loobusime, võtsime suurema firma. Ühesõnaga, kas siis tundus, et mõned asjad liikusid, teadmisi oli rohkem, mõned asjad hakkasid kiiremini liikuma, enamus asju läks aeglasemaks ja noh, me oleme küll Tartus aeglased, aga kui me teeme koosolekut, siis me üldjuhul ka eeldame, et Tallinnast tulnud kõrged spetsialistid ei maga koosolekul norsates niimoodi samas ruumis olles, et noh, eks ka siukesi IT-seltskondasid on meil olnud. Üpris huvitav on olla vestluses, kui vastaspool magab. Ma katsun aru saada, millal tegelikult Teliani jõuti. Millal ma isiklikult millal Teliani jõuti? Teliani jõudsime sellega, et Telia peakontor Tartu kontor asub meie kontori juures ja seal on teil üks väga tore kliendihaldur. Tegelikult neid on väga palju toredaid varemgi olnud, kes veevärki on teenindanud, aga üks oli nagu tervitan Ele, kui sa ka Tartus oled, kes siis kogu aeg nagu käis pinda, ilgelt töötu, kuidas teil läheb, mis on, kuidagi, noh, mul on endiselt meeles see esimene 1 miljon. See oli mikrolingi aeg. Mikrolingi aeg, aga noh, see on ju ka Telia põhimõtteliselt, kui me räägime. Et mul oli kogu aeg nagu 1 miljon ja ma teadsin, et kui Telia, siis see tähendab seda, et pisarad tulevad ja seesama printsiip, et läheb kallimaks ja mine tea, kui aeglaseks siis veel läheb. Aga ühesõnaga ühel järgmisel hetkel, kus mul oli järgmisest IT-seltskonnast saanud siiber, kui ma nagu proovisin aru saada, et jah, ma maksan sulle nüüd 2 korda rohkem, mis sa siis teed? Kuidas meil on, siis tegelikult võin ütelda, et mitte ükski minu IT-partneritest, hoolimata sellest lepingus on kirjutatud ja trahvid on, et mis sa oled teinud, kuu aruandeid ei esitata, kuidas on, üldjuhul tuli siuke vastus. Et veevärgis IT-lahendus on Eesti mõistes üle keskmiselt hästi. Et ma tellisin kunagi Riialt ettevõttele valge rünnaku. Nad ei teinud seda, öeldi, et raha ei ole, aga nad tulid niisama uurima. Siis ütlesid, et Eesti mõistes üle keskmine hästi tähendab turvalisuse mõistes väga halvasti. Kui me võtame seda, siis ainus punkt, mis sai rohelise, mis oli? Varundus. Ülejäänud olid punases 90 punkti. Ja siis ma nagu ütlesin, et nüüd aitab, ma olin järgmises nagu lohus, ma ütlesin, et noh, ma saan aru, et inimesed on aeglassid ja mugavad ja ma ise olen ka, et aga noh, kuna te selle sammu teete ja seda ei tuld ja siis magati koosolekul ja siukene, ja siis ma lõpuks andsin Elele järgi, mõtlesin, et okei, noh, kaua sa tüütad mind siin lõunalauas, et olgu räägime, siis kutsume kokku ja noh, nüüd ma siin istun teiega.
Okei, võib-olla see on hea koht, eks ju, korra siin peatada. et korra Tarmo sinu käest ka, et võib-olla sa saad seda vaadata nagu teisest küljest, et suurem osa kõik meie kliendilahenduste arhitektuurist käib sinu juurest läbi, et sa mainisid, Andres, et standardne versus nagu personaalne ja ebastandardne, et kuidas sa hindaksid seda olukorda, et kui palju me suudame täna või kliendid vajavad standardseid lahendusi või kuivõrd tegelikult kõik lahendused on pigem langemas niisugusesse erilahendusse ja personaallahendusse? Ma võib-olla võtaks seda selle nurga alt, et komponendid või need teenused, mida me kasutame klientide puhul, on standardsed. Päeva lõpuks, kas ta on VMware või Hyper või see server on 486 server, me kõik kasutame samu komponente. Aga see lõpptulemus, kuidas me neid komponente omavahel kokku paneme, see on individuaalne. Ja see annab sellise personaalse lähenemisele konkreetsele kliendivajadusele. Aga võib-olla kliendivajaduse poole pealt, et kas kui sarnased või erinevad need vajadused tavaliselt siis on, et sa võid vahele öelda, ma arvan, et sul juba hingas sisse või see oli enda rahustamiseks? Aga ma pean nüüd ütlema midagi. Ei, mul ei tunne, et sa tahtsid öelda. Ärge laske mul oma häält nautima. Selge. Et no meie vaatest need vajadused olid suhteliselt standardsed, et serverid vajasid uuendamist, võrguseadmed vajasid nii-öelda meie vaatest ülekäimist, varundusega oli siiski suhteliselt hästi, aga ka seda me saime täiustada nii-öelda, automatiseerida nii-öelda meie pilvevarundusega. Lõpuks insenerid leidsid kliendi, kes oli valmis täiustama lõpmata. Ja loomulikult tööjaamadele me paigaldasime keskhaldusvahendi, et selles mõttes standardsed tegevused, mida me teeme ka kõikide teiste klientide puhul. Kuidas siis oli? Meil tundus standardne, ma saan aru. Tõenäoliselt ma olen keeruline klient, sellepärast, et sisend minu poolt on IT-mehele populaarteaduslik, et tõenäoliselt minu tekstist või minu soovidest ei saada aru ja seda sisendit anda on väga keeruline. Ma siin olen varem välja toonud, et üpris raske on see, et kui ma ütlen, et ma tahaks saada, et mul oleks programm, et mul oleks seadmed, et kui kliendi teenindaja paneb mingi töökäsu, siis töömees väljas saab selle töökäsu kätte. Suhteliselt tundub lihtne ülesanne olevat. Tehti seadmed, osteti hankega, tehti programm, kliendi teenindaja paneb töökäsu töömehele sisse ja see jõuabki töömehele nädal aega hiljem. Kui ma nagu läksin IT-seltskonna käest küsima, et mis nagu toimub, siis öeldi mulle, et aga sul on kirjutatud, kui kiiresti see peab jõudma. Ma siiamaani, andke andeks veemanduse inimesena, mina ei saa aru, kui ühes arvutis pannakse töösk sisse, öeldakse sent, see saab nädal aega hiljem teise arvutisse. Kus see käis, kus istub? Ei tea. Postiga oleks Eesti Post tõenäoliselt kiiremini kohale viinud. Veel isegi praegusele, kui nad aeglasemalt käivad. Aga ütleme nii, et see situatsioon on, et sisend minu poolt tõenäoliselt oli populaarteaduslik ja ma võib-olla ei olegi osanud oma soove anda. Et selles suhtes tuleb nüüd kiitma hakata, et jah, Telia hakkas meilt raha rohkem küsima, aga nad hakkasid küsima selliseid küsimusi, millele ma oskasin vastata või võib-olla nad said ka aru nendest minu soovidest. Ja tegelikult ma arvan, et me nüüd oleme aasta aega siin koos olnud, siis me ikka veel tegelikult loksutame osasid asju paika, et mul on selline vaatasid kella, kas ma pean lõpetama või? Kuklas ka silmad. Ei, kõik on hästi. Eks see ongi täpselt selline asi, et on asjad, et kõik räägivad, et sul peab olema raud ja tarkvara ja siis nüüd lähme selle, et meil on nutikad seadmed kodus. Aga mis on Eestis nagu lahendamata, mida siiamaani meie jaoks ei ole keegi tahtnud teha, on see, et kes vastutab selle vahepealse asja, mis on nutika seadme ja selle serveri vahel. Seal on vahe ka mingi junn, mille nime ma ei tea. Siis kui ma nagu küsin, et kes selle teeb ja võtame kõik turvalise kaalutlused alla, siis ühel hetkel, et keegi taha tegeleda. See on meie Teliaga selline järgmine suur väljakutse, et kuidas leida selline mõistlik lahendus sellele, et andmesid oleks turvaline, kõik süsteemid oleksid turvalised ja et need asjad koos toime saada, et pigem on see
pidev õppimise protsess kogu aeg olnud, et see kindlasti ei ole karbitoode, et ma nüüd ostan midagi, et ongi ja see on pidevas muutuses. Mina saan targemaks, hakkan õiget sõnu teadma, millega nagu läheneda ja tõenäoliselt osatakse mulle ka läheneda. Ehk et sa ütled seda, et tegelikult nagu lähteülesannet lõpuni paika ei saa, vaid tegelikult see protsess kestab mõnda aega, et lepitakse kokku sammud pigem versus niisugune lõplik lahendus, kuhu me peame tingimata välja jõudma või kuidas vähemalt me sinna jõudma peame? See on niisugune asi, et ettevõttel on väga keeruline, eriti need, kes hanked peavad tegema, et leida partnerit. Ma ütlen, et me hankega otsisime neid partnereid, me saime ikka, et kui see ei oleks naljakas, oleks see väga nukker. Tegelikult oledki hädas ja sa lõpetad neid lepinguid, siis minu lahendus, need, kes on riigihanke kohustused, ainus on see, et sa pead välja kuulutamisete läbirääkimistega hanke. Et siis seesama populaarteaduslikust asjast saaks lõpuks mingisugunegi asi. Et lõpuks ongi need asjad, kus on mingi varundus on kehvasti või sul info ei liigu õigesti või et nüüd tõlke, ütleme eesti keeles tõlke IT-mehe ja tavalise mehe vahel, et seal ei läheks tõlkes midagi kaduma. Ja väikeettevõttes on väga keeruline leida, kes oskaks nagu pakkuda õigid sõnu sinna dokumenti. Arusaadav. Tarmo, küsin sinu käest siia kõrvale, et nende tarneprotsesside osas, et kui palju sinu kogemusel, kui nad käivad minust läbi, eks ju, see algne, millest pihta hakatakse ja milleni on välja jõutud, ma ei tea, aasta või 2 pärast, kui hästi need omavahel kokku lähevad või kui erinevad nad tegelikult on, et kui hästi see õnnestub niimoodi skoopi kokku leppida versus mis tegelikkus on? No ja selliseid 20 leheküljelisi lähteülesandeid me saame väga harva äriklientidelt, et seda on pigem niisuguse riigihangete teema. Aga keskmiste ja väikeste klientide puhul ongi peamine selline äriline sisend, kus me saame kokku lugeda teenused või mingisuguseid tükke, mille põhjal siis saame me esialgu arvata, mis see teenus võib sisaldada ja palju see võiks maksta. Ja siis selgub alles võib-olla 1 või 2 pärast, kas me siis panime täppi või mitte. Aga koos siis kliendiga me saame teha ka vajalikke korrektuure, kui midagi sellest skoobist on nagu oluliselt välja jäänud. Ehk et tegelikult on nii-öelda mingisugune hinnanguline eelarve, et kui me enam-vähem teame õieti, mida ta soovitakse ja kui palju seda on, siis see on suurusjärk see, et ma ei tea kogemusega, et mis oli hinnang ja kuhu me lõpetanud oleme huvi pärast. Jah, kui Telia meile esimene kord hinna ütles, siis nalja teete, ma ei tule teie juurde, Aga kuna me olime ikkagi nii sügavas, siis me mõtlesin, et okei, ega palju kehvemaks ei lähe. Üllataval kombel 2 kuu pärast meil analüütik, kes üldjuhul väga harva räägib, tuli minu juurde, ütles, et kuule, nad vist on oma raha väärt. Et see oli, ütleme, need tegevused, see huvi tundmine, et jah, me lähtusime, kuidas ma ei taha stereotüüpi laskuda. Et tahaks kohe kiiresti ja kvaliteetselt, aga me veel ei tea mida, eks ju. Et õnneks praeguse seisuga see aasta on niisugune paras aeg, et juba hakatakse aru saama, mida me tahame. Me hakkame ise ka aru saama, mida me tahame. Ja asjad liiguvad, et tõsi mitte nüüd nii kiiresti nagu võiks kogu roosas unelmas liikuda, aga ma annan endale ka aru, et mõned asjad võtavadki aega, aga õnneks tõesti asjad liiguvad, et tagasi tulles selle aegluse juurde, siis paljud IT-mehed räägivad erinevatel seminaridel, et see, kui me seminari alustasime siin pool tundi tagasi, et see jutt on juba aegunud ja kõik muutub nii kiiresti, aga üldjuhul, kui sa lähed selle sama IT-mehe juurde, et kuule, mul oleks nüüd vaja seda muudatust teha, siis no nii, menetleme, analüüsime, poole aasta pärast võtame toimetus ja aasta pärast saab valmis. Et hetkel, ütleme, Teliaga ei ole seda aastat, et meil on läinud 2 kuuga saanud hakkama, et niisugune, ütleme, kui ma võtan niimoodi võrdlusi teiste ettevõtetega, kuidas nagu protsessid ja asjad käivad, siis siin on jah, ütleme nüüd, et raha nad oskavad küsida, ega muidu nii toredal sündmusel istuksin, on ju. Aga teevad ka kurjamid.
Okay. Võib-olla küsiks vahel, Tarmo, sinu käest, et sa oled kindlasti näinud nii edukaid kui vähem edukaid selliseid protsesse, kus justkui on kokku lepitud, mindud tarnesse. Et mis need niisugused ämbrid versus edutegurid seal on, mis läheb hästi ja miks läheb halvasti ja miks? Nojah, et me oleme seda halvasti minemist üritanud nii minimiseerida kui vähegi võimalik, et meil tekib iga tarne juures projektijuht ja eraldi meeskond, kuhu kuuluvad siis oma ala spetsialistid, kes üritavad seda tarnet võimalikult hästi juhtida, aga selle käigus või nagu ka veevärgi puhul me tegelikult müügifaasis juba teadsime, et need serverid, mis seal on oma aja ära elanud, need vajavad väljavahetamist. Aga sõltumata sellest, et üks server suhteliselt teenuse alguse järgus ka oma otsad andis ja vajas väljavahetamist, siis aasta hiljem me oleme ikkagi olukorras, kus need serverid on välja vahetamata. Et sõltumata sellest, et kaks osapoolt saavad väga hästi aru, et serverid on välja vahetada, siis erinevatel põhjustel, kas siis tehnoloogiliselt või eelarve küsimustes, on nad ikkagi seal. Et selle juures on lihtsalt oluline, et partnerid omavahel üksteisele... Nad vähemalt kirjutavad. ei anna siis ebarealistlikke ootusi üksteisele põhjustada. See tegelikult on väga tähtis, et infot jagatakse, et kui ma siin ka viitasin varasemalt, ütleme väikestele ettevõtetele, et ei tea, mida tehakse või ei antagi teada, siis nüüd vähemalt on see, et kuu sees tuleb mingi kokkuvõte ja siis antakse teada, et miskit ei liigu nii kiiresti, kas on, et mina ei pea otsima seda aega, et kas mul saab nüüd läbi mingi litsents kuskil või et ma tunnen, et see ei ole minu töö. Et sellest on hea Teliaga. Ma ei pidanud kiitma teid. Aga võib. Ma ei tea, äkki vahepeal on tekkinud saalist mingisugused tähelepanekud küsimusi, kas minule või siis Andresele, kellel on jagub igasuguseid häid sõnu erinevate teenusepakkujate kohta, et kellel on äratundmiskohti, sarnaseid rõõme või muresid olnud. Ma tahtsin Andreselt küsida seda, et siin on nagu väike pereteraapia või selle äri ja IT vahelise tõlkimise roll, et kuidas sa praegu tunned, et kelle kanda see siis on, et kas Simu või Tarmo? Okay. Et kummast peab siis aru saama? Ma enne, kui sa vastad, küsin, et nii, et teised ka kuulevad kaugemalt, et oli küsimus, et kuidas käib äri IT-sse tõlkimine ja et kui palju selles on rolli tellijal versus, eks ju, siis teenusepakkujal, et Andres, ole hea. Ma arvan, et meie suhtes praegu on Telia see, kes nagu proovib aru saada, mida me tahame saada. Et aitab kaasa see, et me ka siis oleme siin laua taga kokku saanud või üle video. Et seesama küsimuste esitamine miks ja kas me saime õigesti aru ja ka minu enda kogemus nüüd, et ma ikka siis tean ütelda, et kiri peaks liikuma ikka sekunditega üle. Et ma siiski ootan seda, et sellise rahast osatakse mult ikkagi küsida õigeid küsimusi. Ehk et siis ikkagi jääb nii-öelda teenusepakkuja rolliks küsida küsimusi ja endale pilt selgeks teha, mitte see, et kui sa ei osanud küsida, ise oled rumal. Jah. Et pigem mõtlen, et eks mina annan sõnumeid välja küll, aga tõenäoliselt mõtlen, ma ei valda neid õigeid termineid ja ma kasutan oma erialaseid termineid asjade koha pealt. Äkki meil on tulnud ka äppi teilt küsimusi, ei ole? Okei. Aga et kuna meil trükud näitavad mulle juba ühte näppu, ma ei tea, mis see täpselt tähendab, aga mitte seda näppu, mis te arvasite. Aga võib-olla kuidagi kokku tõmmata, et eks ju, et meil on siin saalis terve hulk inimesi, kes on kas seda teinud või tegemas, et sa alustasid sellest, et üldiselt nagu teenusepakkujatega on raske, et mis nõu sa siis annaksid, et kui sul ei ole, ma ei tea, mingit jäägi muud üle, eks ju, et peab siiski teenusepakkuja, mille peale peaks nagu hoolega mõtlema või mis nagu mõtteid sa kaasa annaksid, et ennem kui te seda teete, ma ei tea, mõelge selle ja selle peale.
võib-olla esimene on see, et ei tohi kinni jääda mingisuguse väga kindlasse, ütleme, hankemalli, pigem peabki seda avatud hankega tegema ja ma arvan, et kõige mõistlikum niisugune läbirääkimiste teel see tulemus saavutada. Teine teema. Jah, ei ole rumalaid küsimusi, tulebki küsida täpselt sellise küsimusega nagu oskad ja siis kas saab aru või ei saa, siis on teise poole juba küsimisoskus. Ja kolmas võib-olla ka kõige olulisem teema, mida ma tõdesin praegu, kui sa küsisid, siis ma jõudsin tõdemusele, et lähedus on ka tähtis, sest et kui sul partner, ma saan aru, et IT-mehed ütlevad, ma ka Tallinnast hooldan teie asju ära. Ja ta hooldab, ta magab seal. Et see lähedus on ka oluline, et sa saad kas kätt hoida või see kas või see, et me käime koos söömas. Kui Telia midagi ei tee, siis Hele ei tule selle ajal sööma. Ei söö? Ta ei söö, sööb teisel ajal. Või kui meil on midagi pahasti, siis me valime ka teise ajal. Ühesõnaga on see, et see sama lähedus, saad jalaga anda, et kui siia Tallinnasse ei viitsi sõita, siis viha läheb ära, kui siia jõuad. Lepime lihtsalt kokku, et lüüa on, löö mind. ei, meil on tegelikult väga hea suhet. Pigem ongi see sama, et kaugsuhe kuidagi ei toimi selle, et kuigi me ütleme, et saab asju kaugelt ajada, ma isiklikult arvan, et vahetevahel on ikka kätt hoida vaja ja pigem tihemini kui harvemini. Laiendamisele igasuguses suhtesse on ju. See on see pereteraapia osa on ju. et pigem võiks olla see partner ka lähedal, et need kauged partnerid ei toiminud väga hästi. Okei. Võib-olla sa Tarmo omalt poolt, et teise nurga alt vaadates, et mis mõtteid sa kaasa annaksid täna? Ja, et ma võib-olla võrdleksin IT-teenuseid sellise perearstisüsteemiga, et korraliku perearstisüsteemiga, kui sul mitte Eesti, et kui sul kusagilt valutab, siis sa ei pea teadma, miks ta sul valutab, et sa saad Teliasse helistada ja me aitame selle ärilise vajaduse tõlkida siis IT-keelde ja siis õige diagnoosi panna. Nagu iga suhe vajab mõlema osapoole panust, et see usaldus ei teki üle, et selleks on vaja aega ja see on selline kuudepikkune protsess, kui osapooled õpivad üksteist tundma. Ja lõpetuseks võib-olla, et vaatamata meie standardsetele süsteemidele või haldusrutiinidele, et me ikkagi selle lahenduse, selle IT-teenuse kohandame vastu siis konkreetselt kliendi vajadust, et ehk need ravimeetodid või ravimid ise on standardsed, aga iga klient saab meie käest personaalse raviplaani. Telia, pere ja tervisekeskus. Eks me hakkame nagu brändigi ja mõttes nagu ümber vahetama. Üks küsimus. Jaa. Aga siis on siis viimane põhimõtteliselt. Selge. Kas ja kuidas on veevärki võimalik küberterrorismiga mõjutada? Kas ja kuidas on võimalik, kuidas on hea küsimus, eks ju, võimalik ema ja veevärkide küberterrorismiga mõjutada? Räägi nüüd. Tegelikult peaks vist Tarmo käest küsima. Et Riia tegi selle kohta päris põhjaliku analüüsi, millised võimalused on olemas, et seda ma ei hakka ette kandma, et need võimalused on olemas. Tegelikult iga IT-mees teab, et kui on arvutis, on võimalik teha rünnak ja kui on inimene, siis seal vahel veel siis on ka kindlasti võimalik teha, et need võimalusi tõenäoliselt on loendamatu hulk. Ma ei hakka neid ette lugema siia, sest et see läheks vastuollu meie see küberturbepoliitikaga. Kindlasti see on võimalik. Meid on rünnatud ühel aastal 2 korda. Pigem oligi meid päästis just see varunduse teema ja ka kiire reageerimine. Pigem minu poolt, mitte IT-juhi poolt. Ja et on asju, mille eest sa võid teha hunniku müüre ja hunniku kaitseid ja ikka leitakse moodus, kuidas mööda minna. Ma usun, et on võimalik ja üpris paljudes kohtades, aga ma niimoodi ei tahaks siin saalis või üldse interneti teel kõiki neid teemasid välja öelda. Kindlasti on. Aga kui me räägime sellest, et kas süsteem maha kukub, kas inimesed jäävad ilma veeta, siis praeguse seisuga
on võimalik teha meie operaatorite elu raskeks, aga inimesed saavad vett edasi. Et veeteenus, kui siuke jätkub, vähemalt meie ettevõttel, ma teiste ettevõtete koha pealt ei saa rääkida, et vett inimesed saavad, aga lihtsalt on see, et meie hooldusmehel võib-olla tuleb autokilometraaži väga palju juurde siis. Okei, aga suurt tänud, et nüüd on paraku aeg sealmaal, et tuleb otsad kokku võtta. Hea meelega küsiks veel küsimusi, aga me väiksemas seltskonnas saame siia jääda ja edasi arutada. Kui kuidagi kokkuvõttes ma ütleks et meie kogemus on see, et üldiselt, et see on nagu väga kokkuvõttes inimeste ja usalduse äri. Ses mõttes, et tegelikult me ju tuleme sinna, kus ettevõtete äri sõltub ka meist ja me peame seal see usaldus ära teenima ja seda on mõistlik kasutada sammhaaval. Ja siit tekkis mul nagu selgelt, et kuna on, eks ju, Andres on siin suhteliselt nagu mitme vahel olnud, et kui hea mõte on ikkagi nagu partnerite kaasamine, et siis on hea võimalus järgmine aasta teha volum 2, olenemata sellest, kuidas läinud on ja vaadata, et mis jutud meil nagu aasta aja pärast on. Nii et jääme teid kõiki ootama aasta aja pärast samal ajal samas kohas ühel teises vormis, eks ju, kui Andres üldse veel on nõus tulema. Aga suured tänud ja peatse kohtumiseni nüüd vist tõesti tänase päeva lõpus võib öelda järgmisel aastal, kuna tegemist on selle ürituse viimase päevakorrapunktiga. Aitäh teile kõigile ja aitäh eelkõige külalistele.